Tere kõigile! On reede ja ma lindistan oma selle nädala videot parlamendi saalis. Nagu te näete, plenaaristungid on lõppenud, toimuvad veel mõned üksikud hääletamised ja mul on mask ees. Teistmoodi Euroopa Parlamendis täna olla ei saa. Mis sellel nädalal huvitavat oli? Kõige olulisemad olid võib-olla kaks asja. Esiteks esines parlamendi ees Angela Merkel, Saksamaa kantsler, kes tutvustas Saksamaa eesistumist ja tegi seda viimane kord. Jah, ta võib veel esineda parlamendis eesistumise ajal, aga eesistumist tutvustada ta enam ei saa. Teda toetasti nagu rockstaari. Juba hommikul oli politsei tänavatel, parlamendis oli tugevdatud kontroll, ta kõne võeti vastu aplausiga ja püsti seistes. Mis ta siis ütles? Mulle meeldis kõige rohkem see, kuidas ta rääkis demokraatiast, inimõigustest, valeinformatsioonist, solidaarsusest ja kokkuhoidmisest. Ja alles pärast seda hakkas ta rääkima majandusest ja taastumispaketist, mida valitsusjuhid hakkavad arutama järgmisel nädalal. Väga selge märk tema poolt. Demokraatia on ja jääb Euroopa Liidu põhialuseks. Saksamaa on seisnud, jääb seisma inimõiguste ja õigusriigi eest. Teine teema on natuke kurvem. Hääletasime niinimetatud mobiilsuspaketti, mis puudutab kaugsõidu autojuhtide tööd Euroopa Liidus ja sõite Euroopa Liidus. Ja järjekordselt pidi tõdema, et on suur vahe, kas autojuht elab ja töötab Euroopa südames või perifeerias, nagu selleks on Eesti. Nii et need nõuded, mis kehtestati nii öelda selleks, et autojuhtidel oleksid paremad sotsiaalsed garantiid, kohustus teatud tundide tagant puhata, kohustus teatud päevade tagant koju sõita. Jah, nad võivad ju olla ka tehtud selleks, et autojuhtidel oleksid paremad töötingimused, aga Eestist vaadatuna tundub see kõik ka diskrimineerimisena. On suur vahe, kas sõita tagasi Belgiast Saksamaale või Belgiast Eestisse, Maltale või kuskile Euroopa Liidu kaugemasse liikmesriiki. Hääletasin paranduste poolt, et seda paketti oleks saanud muuta, aga enamus võttis vastu, hääled jagunesid, üle 500 toetas, 130-140 olid vastu. Eks see näitabki praegust jõudude jaotust Euroopa Parlamendis sellel teemal. Olid ju ka 9 liikmesriiki, nende seas Eesti selle paketi vastu, kui arutasid liikmesriigid, valitsusjuhid ja ministrid. Mina lähen nüüd lennuki peale, järgmise nädala töötan oma Kiduspää kodukontoris. Soovin kõigile ilusat nädalavahetust, nautigem Eesti suve, kandkem maski sellistes kohtades, kus on palju inimesi, hoidkem ennast, oma lähedasi ja olgem terved. Kõike head!